Täna 28. juunil 2015. aastal tähistatakse Lääne-Virumaal Vinni vallas ja tema keskuses Pajusti alevikus kunagise kolhoosi esimehe August Leppasaare 100. sünniaastapäeva. Tegu ei ole mingi õhkamisega kunagise kolhoosi korra järele, vaid pigem tänuavaldusega isikule, kes oma juhtimisperioodil 1956. kuni 1968. aastani pani aluse siinse piirkonna arengule. Ja nagu laulusalm ütleb, igal isikul peaks olema oma tänav, pink ja puu. Nii on August Leppasaarega just täna juhtumas. Tänav on tal Pajusti alevikus juba olemas. Pajusti kirjandustammikus on ka tema nimeline tammepuu ja täna avatakse siis pink legendaarsele majandijuhile. Ja ma tegin oma uurimistöö Eduard Vilde kolhoosi esimehest August Leppasaarest. August Leppasaar oli andekas majandusmees ning viis nigelal tasemel Eduard Vilde kolhoosi 1956. kuni 1968. aastal Eesti NSV ühtede jõukamate majandite hulka. Seesama klubi, see avati 1960. aastal, mille ees me praegu seisame. Ja tänu muidugi karuslema varmi nahkudest saadud rahale, samuti ta rajas järklise tööstuse, siis Võhu veini vabriku ja uit ja siis Vorell Aravusel. Sel ajal käis asi niimoodi, et parteimehed kutsuti kohale ja Leppasaar lõi toki maasse, ütles, et siia tuleb puidutööstus. Ja niisama tegi ta Innus, lõi toki maasse ja ütles, et siia tuleb Sigala. Ja nii see asi käis. Ma sain temaga tihedat koostööd teha ja juhtus see pärast, et mul oli vaja teha tehnikumi tootmispraktika 1957. aastal, kui August oli olnud juba aasta kolhoosi esimees. Ja ma teadsin, et temast saab minu iidol juhtimise ja majandamise alal ja külaelu arendamise alal. Ja see kuu aega, kui me hommiku kella 6 aeg läksime kolhoosi ja õhtul kell 10 tulime, olid väga töökad ja ma sain aru, kuidas on võimalik majanduse langusest kolhoos välja tuua sellel perioodil. See oli aasta 1957. Olen esimene naisbrigadir, kes peale Jäneda tehnikumi lõpetamist härra Leppasaar võttis mind isiklikult tööle. Ja see oli aasta 1964, kui asusin Vinni suure brigaadi juhiks. Ennem teisi naisterahvaid polnud sel tööl olnud siin majandis. Jah, annetajaid oli väga palju ja tahan kõiki neid tänada, kes olid meil abiks ja toetasid nii rahaliselt kui ka tööga. Pingi mõte tuli meil juba eelmine aasta, kui kavatsime alustada Vildelaste aastat, et tuleks ka August Leppasaare mälestuseks panna siia pink, mis oleks ka tulevastele põlvedele. Töö oli raskem, kui ma arvata võisin, sest et ma olin selle töö peal päriselt 9 aastat ja hiljem läksin aianduse peale üle. Aga ükskord ma alles märkasin aastate takka, et kevadel õitsevad ka puud. Niivõrd pingeline töö oli naisterahvale. Ja ma olin tollel ajal 23, kui ma tulin. Ja siia ma olen jäänud. Ta oli isalik. Suhtus isalikult väga. Ja väga sõbralik ja inimestega alati, kui mingi mure oli brigaadis, ta tuli kohale, rääkisime läbi, arutasime ja alati saavutasime positiivse lahenduse. August Leppasaar oleks kindlasti eeskujuks ka tänapäeval, sellepärast et
et tänapäeval on väga vähe selliseid ettevõtlikke inimesi, kes suudaksid koguda, kes suudaksid innustada ka teisi inimesi tööd tegema ja vaeva nägema ühise eesmärgi nimel.